Tänasel valitsuse istungil lükkas peaminister Benjamin Netanyahu tagasi rahunõukogu 15-punktilise ülesehituskava, mille esitas rahvusvaheline rahunõukogu. Kuid ta ütles ka, et Iisraeli kaitsevägi ei lahku enne, kui Hamas on relvad maha pannud. Kuid see pärast seda, kui Iisraeli armee raadio teatas, et peaminister andis rohelise tule rekonstrueerimise alustamiseks Rafahi osades Lõuna-Gaasas, kus tööd teevad Gaza töölised ja töövõtjad, kes siinsad hakkavadki tegelikku ehitust kohapeal läbi viima. Muidugi pärast turvakontrolli läbimist taastamistööd toimuvad Rafahi piirkonnas, mis on Iisraeli kaitseväe kontrolli all kollase joone lähedal, mis tähistab relvarahu piiri Iisraeli ja Hamasi vahel. Töö hõlmab ka elamute ehitamist. Kuulame, mida peaminister täna varem selle kohta ütles. Me töötame koos Iisraeli armeega ja kõrvaldame ohud. See on oluline. Kõigepealt tahan ma selgitada peamist asja. Kuni mina olen peaminister, ei tule Palestiina riiki, ei Gazasse, ega Juudamaale, ega Samaariasse. Ma ei taha näha ei Fatastani ega Hamastani. Ja mis puudutab neid konkreetseid asju, mis on viimasel ajal uudistes olnud, siis ma tahan olla täpne. Iisrael lükkab selle 15-punktilise dokumendi tagasi. Ma kuulsin inimesi ütlemas, te ei öelnud seda, me ütlesime seda ja siin ma ütlen seda uuesti. Iisrael lükkab selle 15-punktilise dokumendi tagasi. Iisraeli kaitsevägi ei tee ühtegi tagasitõmbumist enne, kui Hamas on relvad maha pannud. Ja kui ma ütlen, et Hamas peab relvad maha panema, siis see hõlmab nii raskeid relvi, vähem raskeid relvi kui ka kergeid relvi. Kõiki relvi. Ja me räägime päris relvitustamisest, mitte näilisest relvitustamisest. Ja nüüd räägime ameeriklastega sellel teemal. Neil on ideid, millest mõned on meile vastuvõetavad ja mõned mitte. Ja me oskame nendele asjadele vastu seista. Oleme seda minevikus tõestanud. Ja tõestame seda ka täna. Meiega on nüüd stuudios liitunud I24 Newsi vanem korrespondent Owen Alterman. Kuidas te seletate neid näilisi vastuolusid, et plaan lükatakse tagasi, aga nüüd ta justkui muudab seisukohta ja ütleb, olgu, nad ei pea relvi loovutama, aga rahunõukogu puhul peavad. Kuidas te seda seletate? Kuidas te sellest näilisest segadusest aru saate? Emily, siin on konkreetne küsimus, mis on poliitika küsimus. Iisraeli vaatenurgast riikliku julgeoleku doktriiniga seotud küsimus. Ja siis on veel laiem kontekst sellest, mida Benjamin Netanyahu ütles ning see kõik puudutab Iisraeli poliitikat. Kitsas poliitika küsimus, mida 15-punktiline plaan rahunõukogult punktis 8 nõuab. On järk-järguline Iisraeli vägede taandumine nendelt Gaza aladelt, mida Iisraeli kaitsevägi okupeerib. Mis tähendab, et Hamas alustab protsessi koos rahunõukoguga, nende vägedega koha peal annab oma relvad üle, et need ladustamisele viia, nagu plaan ette näeb. Ja paralleelselt selle plaani etappidega toimub järk-järguline Iisraeli vägede taandumine nendelt Gaza sektori osadelt, mida Iisrael okupeerib. Nii toimub osaline Hamasi relvitustamine ja osaline Iisraeli taandumine. Rohkem Hamasi relvitustamist, sügavam Iisraeli taandumine. Ja need kaks osa toimivad koos. Benjamin Netanyahu ütles sellele ei. Iisraeli vaatenurgast on sellele vastus ei. Kuni Hamas ei anna ära kõiki oma relvi, mitte ainult raske relvi, vaid ka isiklikud relvad. Ja kui vaadata plaani 9. punkti, siis mõned neist relvadest võivad potentsiaalselt jääda Hamasi võitlejate kätte. Kuid enne, kui Hamas pole täielikult relvitustatud kuni viimase relvani, ei liigu Iisrael Gaza sektorist mitte sammugi. See on Iisraeli seisukoht. See on kitsas poliitiline erimeelsus rahunõukogu ja Iisraeli valitsuse vahel. Mis on selle doktriini taga? Ristikartlik Iisraeli strateegia Gaza sektoris ja teistes piirkondades Iisraeli piiride ääres on õppetund, mille Iisraeli riikliku julgeoleku planeerijad on omandanud alates 7. oktoobrist. Vajadus puhvertsooni järele relvastatud rühmituste vastu Iisraeli piiridel või nende lähedal. See ongi see laiend. Vaatleja võib sellega nõustuda või mitte nõustuda. See on Iisraeli valitsuse seisukoht ja see ongi lõhe Iisraeli. Aga kuidas on selle ülesehitustööga ning rahunõukogu doktriin? Vaata, siin on ühine huvi mingisuguse ülesehitustöö vastu Gaza sektoris. Võib-olla ei ole võimalik nii paljusid inimesi ilma eluasemeta hoida. Seega võib olla stiimul sellega edasi liikuda, hoides samal ajal Iisraeli sõjaväge puhvrina nende kogukondade ja Gaza piiri vahel. Aga Emily, ja see on samuti oluline. Kui sa vaatad mitte ainult Benjamin Netanyahu kommentaare Gaza kohta, vaid vaatad peaministri büroo levitatud 3 minuti ja 52 sekundi pikkust avaldust, siis Netanyahu ei rääkinud ainult Gazast. Ja sõnum oli palju laiem. See, mida Netanyahu ütles, oli poliitiline kõne, poliitiliste kommentaaride kogum. Teie, opositsioon, ründate seda, mida mina olen selle sõja ajal teinud. Te ütlete, et mul ei ole lahinguväljal piisavalt saavutusi olnud. Te ütlete, et Iisrael taandub, hoiab Iraani suhtes tagasi, ei tegutse piisava otsustavusega Liibanonis. Ja siin, et Iisrael on peagi Gazas positsioonidelt taandumas, käib läbi kõik need rindelõigud ja räägib neist.
Iisrael ei tee seda ning viskab opositsiooni suunas mõned teravad märkused, öeldes, seda te ütlete reklaamikampaaniates, seda meie teeme. Emily, mis on selle juures poliitilisest vaatenurgast huvitav? Arvestades, et valimispäevani on jäänud vähem kui 3 kuud, Benjamin Netanyahu tahab julgeoleku küsimuses vastulööki anda ja on valmis tegema julgeolekust kampaania osa. Ta ei põgene selle eest, vaid on keegi, keda Iisraeli poliitikas kutsutakse härra julgeolekuks. Isegi arvestades osa Iisraeli avalikkuse rahulolematust viimaste aastate saavutuste suhtes, soovitan naasta traditsioonilise parempoolse positsiooni juurde. Öeldes, isegi kui sulle ei meeldi kõik, mida ma olen teinud, usalda mind, need vasakpoolsed teisel pool oleksid palju hullemad.